fantastiline ilm on mu sünnipäeval ikkagi. Ühesõnaga, tere! Guten Morgen. Kui ma oleks mäletanud, et sa vlogid, siis ma oleks võib-olla endale meiki natukene kuvanud. No ma just alustasin, sest ma unustasin enne. Ühesõnaga, tuleb väga tegus. Mul on sünnipäeva ja siuke moevärgi vlog siis. Sest et ma olen oma sõbrannale modelliks, ta tegi mulle kleidi, värgid-särgid eile, sain uued küüned. Ja täna teeb Brigitta mulle pediküüri lõpetamiseks. Ja siis... ma sain täna 20. You're old. I'm old. Ühesõnaga, see on MC kingitus, need kõrvarõngad, see sõrmus. Ja, aga mu nagu pea on laiali otsas. Tulin just rongi pealt, Brigitta tuli mulle Viljandisse järgi. Ja täna me tähistame mu sünnipäeva mu papsi juures, sest et tal on nagu, ta on 2 maja ja me tähistame siis teises, kus on nagu avaram ja rohkem ruumi. Nii et jaa! My doses are done. Viimased. We did it. You did it. I did it. Brigitta. Me valgendame hambaid. Nii, ma jõudsin nüüd papsi juurde ja me läheme Elvasse, et sünnipäeva jaoks asju osta. No paps, näita, kuidas lippad. Kui ma tahan, siis ma ei lonka, tead. Sa oled nii tubli, mul on nii hea meel su üle. Näita pöialt. Nii, siin ma pean oma sünnipäeva. See on ka teile, kui te tahate Airbnb-d, siis ka teil on võimalik oma sünnipäeva või mida iganes pidada. Et jaanidel on see küll kinni, aga muidu on võimalik. Siin on siuke, siis me toome köögist selle laua siia, et siis on söögid siin. Siin on klaver, kuhu ilmselt Brigitta lõpuks jõuab. Siis siin on tünn, mille me paneme kohe kütte. Seal on saun, mille paneme me siis, kui külalised jõuavad kütte. Siin me hakkame grillima. Papsil on liha marinaadis juba. Ja ahju lükkame kartulit pärast. Paps, kuidas emotsioonid on? Nice. Papsile väga meeldis see mõte, et ma pean oma sünnipäeva siin, on ju? Ma lausa ise mõtlesingi selle välja. Ja ma näitan teile sauna ka, see saun on nii ilus minu arust. Ma panen tuled ka põlema. Nii, siit saab tuli põlema, väga nunnu väike tuli. Ja siis siin on üks magamiskoht. Tuli põlema, oho, siin on vent ka. Nii, siin on üks magamiskoht, kui nagu Airbnb-nas võtta. Külmik, et ikka õlled ja asjad külmas oleks. Siis on dušinurk, väga fancy. Siin on meie saun. See läheb tunni aega soojaks, selles mõttes pole nagu absoluutselt probleemi. Ja see on nagu ülinunnu ja see saun on mega norm. Ma juba ühe korra olen siin käinud. Nii, aga nüüd me paneme tünni kütte. Paneme tünnile tule alla. Paned ise kütte? Ei, sina. Ei, sina. Mulle meeldib, et sina teed seda. Ühesõnaga, mul on natuke paha kogemus nende torvudega. Ma ükskord joostes ma hakkasin kurvi võtma. Oli ka siuke sama veits märg ilm. Ja siis ma võtsin torust kinni, et kurvi võtta ja siis ma kõrvetasin oma käe täiesti ära. Aga ma täna seda ei tee. Ma pealegi on seda siin raske teha, sest et siin on katte ümber, aga mul on hea meel, et paps saab normaalselt kõndida. Miks ma nii õnnelik selle üle olen, on see, et mu paps oleks peaaegu ära läinud meie juurest, aga ja pärast seda tal jäi ikkagi vasak jalg nagu halvasti liikuma ja tal oli reegelt valus. Aga nüüd on nagu palju parem. Ta on opist taastunud, tal oli seljaop ja nüüd ta reaalselt ta liigub nii palju paremini ja mul on nagu üli hea meel seda näha. Ja ta ilmselt nagu ei mõista, kui suur kergendus see on, aga see on ja ma olen väga õnnelik. Paps ütles, et enne 4 pilbast läheb vaja. Rikud on su käes ja.
pikkud. Iska. Ja helistasin, tahtsin rääkida Tartu linna meistrivõistlustest. Ei, toimub küll. Et rääkisime Toniga läbi ja muidugi teeme. Ahah. Palvetamist läheb. Nii. Saad sa mingit tugevat palu õigesti? Ei, mul on praegu okei. Seda on tunda jah, et sul on väga okei. Ühesõnaga, ma korraks pikutan, sest mul kõht ootab, aga paps teeb minu soovil kartuleid küüslauguga. Ta teeb mega hästi süüa, ta on nagu... Ja oliivõliga. Paps teeb meie pärast nagu reaalselt nagu kõige parem kokk. Et mul on väga... Mul on süsi näos ja sa ei ütle mitte midagi. Täielik reetur, ma ütlen. Aga okei. Ja ma puhusin ainult pooled õhupallid täis, sest mul oleks pea ringi käima. Aga jaa. Nii, ma tean, et siin on halb valgus. Aga ma käisin just pesus. Pesin oma näo ka ära. Ja nüüd ma kavatsen oma juuksed korda teha. This is not good. Ma kavatsen võtta need patsid. Ups. Nüüd tagant on nii palju patsis. Nii. Nüüd nende alumiste justega ja nendega. Ma teen nii. Nii. Ja ma võtan selle kammi. Kammin ära. Oot. No selle patsi ma teen nagu nii pärast uuesti. Nüüd, kui sa näed välja vall. Nüüd on aeg see kõik ligumärjaks teha. Võtad vahu. Panen nii palju ühele poole. Ja siis raputad. Ja siis crunchid. Saadad veel veits vett. Tõmbad üle. Raputad. Crunchid. Voila. Ja sama teise poolega. Mulle meeldivad mu friisid lokid. Tell me, kas sa näeb veel või? Sa ei saa, sa jääd hiljaks, aga still. I think it's cute. Ja kui te ei arva nii, siis ärge öelda sedast, et ma ei taha teada. Kes veel ei tea, ma ise tegin need 6 patsi endale. Cute. Nüüd teeme selle patsiga juba uuesti. Nii, kuidas on? Ma loodan, et hästi. Mu make on done. Juuksed on done ja varsti ma panen riidesse. Ja siis on hästi, aga me peame viima veel teise majja nõud. Ja liha ja värgid-särgid, nii et palju enne sünnipäevaks õues on full padukas. Jäi. Nii, ma tassisin autos kõik asjad tuppa. Siis ma tõmbasin selle laua siia. Õupallid. This is how I look. Ma mind veits häirib, et see kleit läheb siit nagu. Aga it's okay. Aga I feel pretty. Ma 20. Mis ma olen? Ma olen excited. Also, ma olin väga loov. Ma panin krõpsud pottidesse, sest ma ei viitsi nii palju kausse tuua. Siia läheb salat, sinna läheb grill, seal on grill. Varsti hakkame grillima, panin ahju soojad, kartuleid hakata ahju panema. Yes!
vaadake, kes jõudsid. Kes jõudsid? Luki on väga elevil, ta leidis oma püssid ja siin on õhupallid ja värgid-särgid. Aitäh! Aitäh! Palju on? Tere! Ussa! Palju on? Pops, Priit. Lapsed. Nii. Meil on pildistatud. Jäi. Ma sain vist ära selle musi jälje, mis Brigitta mulle jättis. This is gorgeous. Ma saan lõpuks normaalseid pilte oma Instasse. Minni, sa tead ka seda laulu muidu? Tean jah. Filmid juba. Ma juba filmin. Ühesõnaga, siin te näete maailma kõige paremat suvise salati tegemist ja retsepti. Ja põhimõtteliselt, sa raiskad sõrmed jätame alles. See on maailma kõige nürim nuga ühtlasi. Oh my god! Aga põhimõtteliselt ongi niimoodi, et sa võtad hea arbuusi ja siis sa võtad täiesti tavalise selle ilma õlita feta. Mina eelistan mitte kitsejuustu fetat. Tegelikult originaalis Kreekas on kitsejuustuga, siis horrible. Aga ja siis põhimõtteliselt sa lõikadki väiksed kuubikud sellest nii-öelda arbuusist ja siis sa panedki feta kuubikud sinna sisse ja see on tabom. Mõni ütleb, et sinna juurde peaks panema seedermenni neid seemneid. Pole fänn, aga võib-olla mõnele maitseb nii, et võite proovida. Aga seda kindlasti proovige. Nagu päriselt. See ei ole loogiline, aga see maitseb nagu haigelt hästi lihtsalt. Ma annan ausa tagasisida teile pärast. Selles mõttes, et mina ei ole seda enne söönud. Ei ole? Okei, see pole mul külas käinud. No. Ei, ma teen iga suvi. Nagu nii kui on suveperiood, siis... Iga kord, kui on suvi, ma ei jõua mitte kuhugi. Ma olen lihtsalt nagu omas maailmas. That is a busy bee. Ja keegi just ütles... Keegi ütles selle ühe pildi peale, et ta ei saanud aru, kas see olen mina või sina. Ja see oli see, et ta sind isegi ei tea. Ta sind kunagi elus näinud ja siis ta oli mingi, jaa, Brigitta seal hängib. Siis ma olin nagu mingi, me oleme sarnased. That ain't me, bro. Jeans, those jeans are jeaning. Meie geenid on nagu väga rasked. Meie nagu väga tugevad. Meil on siin laps. Ta tahtis, no lükka. Aha. Kus see prügikass on? Kraanikausi all. Ühesõnaga, me siin toimetame ja Brigitta on nagu geenius näiteks. Keegi näid seda. See on maailma kõige väiksem kuradi lõikelaud, reaalselt. Ma hakkasin ütlema, et Brigitta on mul vlogi nagu üle võtnud, et sa võid nüüd reporteerida. Raporteerida. Reporter. 20. Aga still fabulously dyslexic. Ma actually nagu mul on tunne, et ma vahepeal olen. Nagu sõnad ei ole loogilised mu jaoks vahepeal. We still love you. Jäi, aga ühesõnaga, jah, ma lihtsalt ei jõua mitte. Õues on nagu reaalselt hell house nagu. Lapsed kõik karjuvad. Jaa, me oleme... We feel for them nagu ei ole pahased, aga nagu lihtsalt pange see uks kinni ja me oleme siin. Meil on siin chill. Mul on see kõik tehtud. Yeah. Mõnil võib olla kõik see veel ees, aga nagu lihtsalt... Naie. Ja me naudime nüüd edasi. No one else can speak the word.
käidud, veesõda mängitud. Nüüd on kõigil ära minek. Kus mu telefon on? Su enda käes. Ühesõnaga, bye-bye. Ühesõnaga, mul kleit selles ei ole väljas. Ühesõnaga, lihtsalt teile teadmiseks. Et minu aju on siuke, et paps oli nagu, koristame täna. Või nagu okei, koristame selle täna ära. Et nagu põrandad jaome, aga nagu terve seal laua. See oli, mis siin oli huvitav. Ja nüüd ma pean selle laua tagasi lükkama, sest et minu aju ei luba ilma seda ära lükkamata ära minna, nii et that's what I'm doing. Nii ma võin minna kerge südamega tuppa, kuivatada kuidagi juuksed ära ja magama minna, sest et homme on ka väga kiire päev. Ühesõnaga, meil on praegu nagu proov hakkab kohe ja siis me paneme lavastuse paika, kuidas me kõnnime, kuhu me lähme, mis me teeme. Ja siis on tänaseks kõik. Ja siis homme on nagu mega pikk päev. Aga ma räägin sellest pärast. Nii et me oleme kirikus praegu. Well, ma ei ole teile mitte midagi rääkinud. Ühesõnaga täna ma käisin proovis. Meil oli Jaani kirikus proov. Ja siis me panime liikumise paika, et kuidas me kõik liigume siis moelava peal. Oh my god, ma ei ole vist teile rääkinud. Ma olen oma sõbrannale modell, sest et ta tahtis lokkis juugustega modelle endale ja neil ei olnud pakkuda, nii et ta kutsus meid. Nii et ma tegin just full wash day, mis on moe. Aga ma tegin väga suure damage'i oma rahakotile ja ma ostsin asju. Ma tahtsin ka veel mainida, et see, kus ma modelliks olen, on Mood Performance Dance. Just so you know, sest et mul läheb kogu aeg meelest ära, mis see nimi on. Ma otsustasin teile ikkagi näidata, mis ma ostsin. Aga see on need mõlemad ostsin. Need lühkarid, selle topi. Mu kõht on väga täis, ärge pange tähele. Ja ma tean, milline ma välja näen. Siuksed lühkarid. Ja siuke särk. See särk on mega mõnus. Siis siuksed piigipüksid. Alt siuke fleer. Värki-särki. Mulle väga meeldivad. Siis siuksed lühikesed, mega nunnud. Mul tuli nii meelde, et te ilmselt tahate teada, mis ma sünnipäevaks ka sain. Brigitta kinkisid mulle selle komplekti. Siin on ka balsam ja siuke sprei. Juukseid elavdav. Sofi kinkis tooneri. Seal all on kehakooria, mille Sofi kinkis. Siis tatlid, siis mingi huule, mingi värk. Siis meiki, nagu tal vahest kombeks on. Siis, mis see on, lip butter. Ja siis väike dušikeel, mille ma saan oma reisile kaasa võtta, kui ma Brigittaga lähen. Ja siis Ems kinkis kõrvarõnga, mida ma juba näitasin, ja sõrmuse. Ja paps lasi mul sünnapidu korraldada ja pidada enda juures. Ja ta kandis raha ka. Minu lokid on siis siuksed. Kohe tulen. Väga hästi, me panime liikumise täna paika. Ma ei hakka teile valetama. Kell on, mis kell on nüüd see? 8:28. Ma olen siin olnud, ma olen keset nagu Tartut. Ma olen Hugo Treffneri gümnaasiumi ees. Ja öelda, et inimesed kõnnivad ja vaatavad mind imelikult on pehmelt öeldud, sest ma istun siin pleidi sees bonnetiga ja plätadega, uute plätadega. Ühesõnaga, ma olen super hea välja. Aga ma ootan oma sõbrannat, kes mu kutsus siia, sest et I'm so much of a pussy, et sisse minna üksi. Nii et ma istun, chillin, üks laps kõndis must mööda, emme, kes see on? Proova ka ei tea. Nagu, ütle mulle, mis su ema ütles sulle, aga. Ja
ma chillin siin. Ma lõpetasin ja ma lõpetasin ja paps ootas mind maasikatega. Nii nunnu. Haige niit. Nii valmis meiki maha võtma ja magama minema. Täna ärkasime 6:50. Ta ärkas veel varem, et süüa teha. Aga noh, ma olen nii väsinud. Aga me tegime selle ära. Jäi. Väga lahe kogemus oli, aga mul on tunne, et ma pean sellest mingi teine päev rääkima, sest ma olen liiga väsinud nagu suud lahti praegu teha. Ühesõnaga, ma jõudsin just koju. Mis iganes kell on mingi, ma arvan, 8:30. Mis iganes ta on. Ma käisin just pesus. Nii mõnus oli. Sain full meigi maha. Mul oli kõrvas ka seda, nii et võtsin kõrvast ka ära. Siis mul on väga mõnus olla nüüd. Ja nüüd ma pean asju pakkima. Ma ei tea, kas ma julgen teile näidata, mis mu ees on. Okei, mu ees on siuke asi. Uued riided, vanad riided. Käisin sellega linnas. Juuksetooted, seal on nii Brigitta kingitud uued kui minu enda vanad. Sofi kingipakk. Osad lähevad seal pessu, need pean ära pakkima siia. Ühesõnaga ma pean kuidagi kõik need asjad ära mahutama siia. Ühesõnaga meil on 14. juuni. Mööda on läinud 3 päeva. Ma ei tea, ma olin tööl ja nüüd mul on esimene vaba päev. Ja siis ma võtsin kohe selle hetke, et ära editida kõik. Aga ma sain aru, et ma ei rääkinud mitte midagi, sest ma olin reaalselt nii väsinud ja mul toimus kogu aeg nii palju, et ma nagu ei jõudnud selleni. Aga ma olin modell, kes kõndis siis nagu moeshow laval. See MPT ehk siis Mode Performance Dance. See oli nagu ülilahe kogemus. Mul oli siuke sinine kleit. Kui ma saan, siis ma panen siia pildi. See oli ülikõva. Nagu meie tiim ja meie nagu seltskond oli mega tore. Me saime kõik hästi läbi. Ja see nagu kogemus oli üldse ka nagu hästi lahe. Aga enne meid oli, kui te teate Eesti Laulult Laura Prits, siis ta oli ka seal modell ja ta oli modelliks ühele tiimile, kes siis mega lahedad kostüümid, nagu mitte midagi halba ei ole öelda. Aga nendel oli keegi, kes kandis siukest fake südant ja nad pigist nagu panid sinna verd sisse, siis nad vist, ma ei tea, mis nad laval sellega tegid, ühesõnaga mina astusin pärast sinna värvi sisse. Ja nagu mõlemal pool oli rahvas, sest ma olin korraks nagu ja siis ma kõndisin rahulikult edasi, aga ma pidin pärast nagu veel sealt läbi kõndima. Aga no selles mõttes ma loodan, et nende esitlus oli siis hästi lahe, sest et korraldajad ja kõik olid mega kurjad. Aga ma loodan, et neil oli tore ja see nagu nende esitlus oli kõik nagu mega cool, nii et ma loodan, et neil läks väga hästi. Kindlasti soovitan teil minna, kui teil see võimalus on. Võtke sellest viimast, sest et seal on nii palju huvitavaid inimesi, nii palju erinevaid inimesi. Sa tunned seda nagu kunstiinimese aurat seal reaalselt nagu mega lahe oli. Ja see, kes mulle meiki tegi, sai väga hästi hakkama. Me saime väga hästi oma vahel läbi. Me lihtsalt tegime nalja ja jutustasime. Ja nagu kõik lihtsalt sujus mega hästi, mida tegelikult me ei oodanud, sest et me olime nagu, see on meie esimene kord, raudselt läheb midagi pekki, aga ei. Peale selle värvi oli nagu kõik jumala hea ja see värvi on ka nii big deal. Mu lihtsalt sõbranna, kes mind sinna kutsus, ta lihtsalt kandis mind seljas läbi terve kooli duširuumi, et ma saaksin oma jalad ära pesta. Aga jaa, ma loodan, et te nautisite. See oli nagu väga kaootiline seda editites on ka nagu endal keeruline aru saada, ma olen okei. Ja nagu kõik mu asjad jäid pooleli, aga see on kirjas, et mu aju lõpetab poole pealt nagu koostöö ära ja siis ma lihtsalt olengi nagu ei lõpeta lauset, ei lõpeta mõtet, millega ma alustasin. Ühesõnaga pool kaadrit, mis ma olen filminud, läks lihtsalt kõige hästi, sest et
ma ei jõudnud oma jutuga mitte kuhugi. Et see on asi, milles mina saan veel areneda. Ja jah, ma loodan, et te nautisite ja et teinekord ka, kui ma postitan, te tulete tagasi minuga chillima. Aga jaa, see oli minu sünnipäeva vlog siis ja noh, logi esimesed päevad 20 olles. Aga jah, bye!